tulemast, kallid hamburid! Siin on teie detsembrikuu esimese poole ülevaade. Sel kuul saate sõprade seltsis veeta meeldivat ja mõnusat aega. Selle ütlen kohe jalust ära. Ilmselt on paljudel ka sünnipäev sellel kuul, nii et tundub loogiline, eks ole. Aga räägime sellest uuest algusest. Räägime sellest supernova plahvatusest, mis siin on. Ehk siis see koorem, mis teil sellel kuul õlult lendab suure ilutulestikuga. Tänu sellele, et te olete välja mõelnud mingid asjad ja lahendanud ja edasi liikunud. See, mida te olete tänaseks pidanud enda jaoks koormaks, see, mis on justkui tundunud, et see vindub ja ei lahendu ja sellel ei ole just nagu lõppu, siis selle kuu alguses te hakkate nägema seda lõppu. See kergendus, see arusaamine, see vabanemine teil tekib. Ja seda on kõike tarvis selleks, et saaks kenasti edasi liikuda enne uue aasta algust, mis on ka nii-öelda ülim kosmiline eesmärk meil lõpetada selle aasta probleemid, jätta need siia samma, saada neist aru selleks, et saaksime ruumi teha sellele, mis uus aasta meile toob. Kõik selle aasta kogemused peaksime me mõistma ja analüüsima siis nüüd selle detsembri esimesel poolel, sest detsembri teine pool on väga juba uue aasta liikumises ja siis need võimalused ja ideed, mis meil siis tekivad, just nagu tekitavad selle uue koorma, kuna vanad asjad on veel seljas. Et esimesel detsembri poolel on tingimata vajalik siis ennast vabastada neist veel lahendamata või lõpetamata asjadest. Nüüd keskmine kaart näitab võitu, mis iganes asja te olete oodanud, mis iganes lahendusi, milliseid toredaid eesmärke te olete endale pannud, siis nüüd detsembri esimesel poolel te hakkate nägema seda, kuidas te liigute selle poole ja teil tõesti on võimalik tähistada enne veel päris 15. saabumist, neid võite, seda vabadust ja seda meeldivat nii-öelda just vabadust, mis teil tekib tänu sellele, et need koormad hakkavad teil seljast ära kukkuma, kellel lähevad lennuga, plahvatusega korraga seljast ära, kellel hakkavad kukkuma, igal juhul nad hakkavad teil seljast ära minema ja need, kes nüüd ise kinni hoiavad, sest meie hulgas on alati ka neid, kes just nagu on juba ennast identifitseerinud osana sellest probleemist, siis teie jaoks need muidugi ei kao kuhugi. Ehk siis tuleb osata ka probleemist lahti lasta, ükskõik kui kaua ta teiega on olnud. Ehk siis tehke vahet endal ja probleemil, tehke vahet endal ja teiste probleemidel. Sest ka teiste inimeste probleemid on meil koormaks seljas. Eriti need, mida me just nagu lahendada ei saa, aga me kanname. Selle kuu alguses peaksime me tegema sellise suurema puhastuse ja vabanemise siis asjadest. Ja kellel siis on olnud, te olete teadvustanud, te olete aru saanud, aga ei pole olnud võimalust või siis vabadust just nagu vabastada ennast nendest asjadest, siis see vabastumine teil siis tekib detsembri esimesel poolel. Nii tore. Väga ilus. Palju õnne teile, kallid hamburid. Aitäh ja olge hoitud.